No millal siis veel, kui mitte aasta varem peaksid hakkama erakonnad ennast meelde tuletama valijatele ja täpselt nii on sellel nädalavahetusel ka läinud. Otsa tegi lahti eile Isamaa, kes tutvustas majandusraportit, mis viimase 3 aasta jooksul Reformierakonna juhtimisel pälvis lausa hävitava hinnangu. Aga võlgu ei jäänud ka Reformierakond, kes täna tutvustas oma tulevikuvisiooni Eestist ja Eesti inimestest, kus lubatakse tehisaruga meile siis inimväärset enesearengut, samuti ka julgeolekut, aga ka liberaalset majandust. Aga kõigepealt vaatame, mida ütleb Isamaa. Reformierakond on ühiskonnale valetanud ja nende poliitika, majandus- ja rahanduspoliitikas on läbi kukkunud. Eestil on lähiajaloo suurim eelarvedefitsiit, meie inimeste ostujõud on olnud languses, ainuüksi 25. aastal keskmist palka teeniv inimene kaotas Reformierakonna poliitika tulemusena kuupalga ja meil on tegelikult ka majanduse perspektiivis, majandusseisaku ajal maksutõusude kaos, mis organiseeriti, tähendas seda, et võrreldes Reformierakonna valitsuse enda planeeritud Eesti SKP kasvuga me oleme 3 aastaga kaotanud 4 miljardit eurot. No seda Isamaa valgusfoori ma lugenud ei ole ja ei kuluta selle peale ka palju aega, et tööle läheb rohkem aega. Teiseks, majanduses on olnud mõnevõrra keerulisemad ajad, aga täna on jälle fakt see, et sellel aastal maksud alanevad, Eesti ajaloo suurim maksulangetus on selle aasta algusest. See maksuküüru kaotamine aitas meil ära maksta elektriarvet, ei ole nõus sellega? Maksuküüru kaotamine jätab keskmise palgateenijale umbes 1800 eurot ehk 1 palga aastas rohkem kätte. Elektriarved, kellel suuremad, ma arvan, võivad ulatuda samale määrale, aga elektriarved on siiski külmast ilmast, mitte kellestki teisest tingitud. Et kui keegi arvab, et külm ilm on valitsusest tingitud, siis ilmselt mitte. Kuid endine Konjunktuuriinstituudi direktor ja praegune Tallinna linnapea Peeter Raudsepp on teist meelt. Valitsuse tegemata töö pole mitte külm ilm, vaid ebanormaalselt kallis elekter. Reformierakonna kui majanduseksperdi best before on läbi saanud. Me oleme jäänud ilma majanduskasvust, me oleme jäänud ilma oma jõukuse kasvust, me oleme jäänud ilma rahvusvahelise konkurentsivõime kasvust, kõigest sellest, mille paranemine on tegelikult olnud meie naaberriikidel olemas. Kuid peaminister siiski kriitikat kuulda ei soovinud ja jätkas tänase Reformierakonna manifestiga, mille kõik teemad on põimunud tehisintellekti kasutamisega. Eesti väärtusruum on korras, loodus on hoitud, inimesi hoitakse, igaühte austatakse, kaitse on tagatud, kaitsesse me oleme pannud rekordsummad ja majandus saab kasvule ja meie kõigi tööl on kõrgem väärtus. Ja sellele aitab kaasa kindlasti uus tehnoloogia, läbimurdetehnoloogia nagu tehisintellekt. Millal Eestis paremaks läheb? Eestis läheb iga päev paremaks. Mina olen optimist. Mina olen optimistide partei esindaja ja kui pessimistide partei teeb mõne järgmise pulla, siis jätkus endale sahtlisse. Ma arvan, me hoiame kõik aega kokku. Enesekindlus on edukuse võti, seda Reformierakond teab une pealt, ent täna avaldatud uue õitsva Eesti visioon ei saanud kriitikat üksnes Isamaalt, vaid ka opositsioonis olevalt sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt ja parlamendiväliselt parempoolsetelt.